Tanel Paun, Tartu Ülikooli doktorant, kes kirjutab oma doktoritööd Eesti naistest, kes on pöördunud islamisse. Ma juba tegelikult vastasin su küsimusele, et ma ise ei ole moslem, ma tegelikult olen ortodoks ehk Eesti Apostoliku Õigeusu Kiriku liige, aga ma võin öelda rõõmuga, et ma tegelikult olen moslemite sõber. Ja mu doktoritöö põhineb siis sellele, et ma teen Eesti naistega, kes on pöördunud islamisse, üks-ühele intervjuusid. Ja mul on neid umbes 20 tükki juba tehtud, plaanis on veel mitu teha. Aga ma umbes aimus, mida te üldse teate, siis ma küsin nagu kõige lihtsama küsimuse, et kui ma ütlen islam, et sinult ma arvatavasti kuulen hunniku vastused, mis on islam te jaoks? Täiesti pakkuge midagi, kui ma ütlen islam, mis sealt tuleb? Islam usk nagu sellesse järgmisse ellu või? Et kui inimene ei sure lihtsalt ära, ei sure nagu elamust. On see nii või? Ma ei tea. No neil on ka paradiis ja põrgu täitsa olemas. Vähemalt nad usuvad nii. Nii, see on nagu jaa. Aga mis veel? Mul tuleb kohe Koraan ja prohvet Muhammed. Siis ma pakun, et sa nii et Koraani lugenud ka mingit ma loen praegu. Nii veel kui. Kummalt. Kas sa loed mis keeles? Eesti keeles. Okei, eestikeelne Koraan on küll 2007 välja antud, ilus roheline raamat, aga mõni üksik meie moslem peab teda selles suhtes pühaks kirjaks, aga originaal on siis araabiakeelne, meie oma ainult tõlgendus. Ja kui hakata nüüd võrdlema mingi hetk suurasid, ehk need on need peatükid, siis võimalus on, et on tõlkevahed väga suured. Et kui näiteks mina küsin moslemit, et midagi, et kuulge, mul oleks hädasti vaja, et kus see kirjas on, sel hetkel, kui nad mulle vastavad ja ma siis oma eestikeelse Koraani lapal, ma mõtlen, see ei ole ju seda, siis ta ütleb, aga ole ja vaata ingliskeelsesse. Et siis on nagu ingliskeelses olemas ja see, kes on tõlkinud meie oma eesti keelde, tegelikult ei ole ise usutunnistuse poolest moslem ja seal on nagu, näha on kohe vahesed sees. Tegelikult mina loen aegast niimoodi, ma panen eestikeelseks, panen ingliskeelse kõrval, et saab enam üks pildi ette. Et siis tekib nagu pilt, et mis see... Tegelikult nagu öeldakse, et inglise keele on nagu täpsem kui eesti keele kindlasti. Kohe kindlasti on inglise keele täpsem, kui sa kunagi veab ja sa suudad araabiakeelset lugeda, seda originaali, siis on ta kohe kindlasti mitu korda täpsem. Aga kui nüüd tulla tagasi islami juurde, siis islamis on olemas 5 tugisammast, ehk on 5 tugisammast, mida iga moslem peab järgima ja esimene selles on siis kreedo ehk usutunnistus. Ei ole teist jumalust kui Jumal ja Muhammed on tema sõnumitooja, mis tähendab siis seda, et ei ole teist jumalust. Jumaluste all mõeldakse kõike seda, mida inimene võib jumalaks enda suhtes pidada, ehk Eesti mõistes on kindlalt noorus, ilu, raha, võim, kõik, mis võib valitseda inimese südames, on siis see jumalus ja nemad leiavad, et on olemas siis ainujumal, ehk siis enamus meist teab, et see on Allah, aga Allah ei ole Jumala nimi, vaid ta ongi araabia keeles sõna Jumal ja siis nad peavadki Jumalat ainujumalaks ja Koraani suure 112 on seal üpris lõpupoole. Koraan on tegelikult nii paika pandud, et seal ei ole kronoloogilist järjekorda, vaid pikemad peatükid on eespool ja lühemad on siis tagapool, siis see 112 räägib sellest, et on olemas ainujumal, kelle ei ole poega, kes ei ole eostatud ja kes ei ole sigitatud, ehk ongi olemas täiesti ainujumal ja nüüd, kes on see prohvet Muhammed, kes on siis ära märgitud, on see, kelles islam nõndanimetatud alguse sai, ehk ta sündis 570 Mekkas. Mekkas siis on tänapäeva Saudi-Araabia, ehk kui te olete Egiptuses päikest käinud võtmas ja Punast merd vaadanud, siis see maa, mida te võib-olla kaugustes nägite, ongi Saudi-Araabia, aga põhimõtteliselt ta jääb rohkem siis veel lõuna poole, Mekka ehk see püha linn, kus ta sündis niimoodi, et tal isa suri natukene tema sündi ja ema suri ta juba siis, kui ta oli 6-aastane, mis tähendab, ta jäi orvuks, anti kasvatada vanaisale, kes hiljem siis ta andis edasi onule ja ta üks elukutsetest oligi see, et kuna Mekka iseenesest on kaubanduskeskuseks, sinna tulid kokku suured kaubandusteed nii Jeemenist ehk siis altpoolt kui Süüriast ülevalpool, siis see oli kogu selle rikkuse peale üles ehitatud ja karavanid, mis seal kogu aeg edasi-tagasi liikusid, olid väga tähtsad selle linna rikkuses, siis ka Muhammedist sai tegelikult rändkaupmees ehk karavani üks juhtidest ja kui ta oli 25-aastaseks saanud, siis tegi ta esimene abikaasa Kadja, kes oli siis rikas lesk,
ettepaneku, et ta saaks tema karavani juhiks ja 3 aastat hiljem nad siis abiellusid. Ja nad oli õnnelik abielu, kui nii võib öelda, et sel hetkel oli ta siis ainus naine ta elus ja neil oli ka laps ja juhtus see õnnetus, et tal oli 3 poega ja 3 poega surid ära. Ja seda nimetatakse siis araabia kultuuris meesilma sabata. Ja miks nad siis ära surid, oli see, et Mekka, nagu ma ütlesin, on kaubanduslinn ja kuna need karavanid liikusid edasi-tagasi, seal on väga kuiv, siis muidugi olid seal väga palju haigusi ja baktereid ja selle tõttu need lapsed ära surid. Ja suurest kurbusest ei osanud Muhamed muud teha, kui ta jättis oma äritegevuse tegelikult hooletusse ja läks siis otsima elu mõtet. Ja see oli tegelikult Mekas üpris tavaline asi, et rikkad kaupmehed mingi hetk lähevad sinna Mekka ümbrusesse, seal on kõrbes on see linn ja hakkavad otsima, mis see tegelik elu mõte on ja neid võis seal päris palju liikumas näha. Ja nii ka Muhamed otsis elu mõtet. Ja siis saabub see hetk, kui ta oli 40-aastane, ehk siis ilmus talle peaingel Gabriel. Ja ilmus talle Ramadani kuul 27. päeval või ööl õigemini ja see oli see hetk, kui ta sai esimese Koraani suura. Ja nüüd toimub see, et 23 aastat järjest saab ta siis ingel Gabrieli kaudu Koraani ja võib öelda, et tegelikult Muhamed ise oli kirjaoskamatu ja ta edastas pärast, mis ta kõik sai teistele, need pandi nagu hiljem kirja. Ja selles suhtes see Koraan tänapäeval peetakse üheks ilusamaks araabiakeelseks poeetiliseks teoseks, millele tegelikult ei ole vastast. Ja nii palju siis sellest, kes oli see prohvet Muhamed ja temast sai selles suhtes alguse islam ja kuna tema algselt elas Mekas ja sel hetkel, kui ta Mekas elas ja veel ei olnud Koraani esimesi ilmutisi saanud, siis Mekas oli niisugune ilus tava, et 12 kuud, siis 4 kuud aastast oli Mekkal selline üleüldine suur laad, kus kõik hõimud saabusid kokku ja kuna ennem need 8 kuud nad omavahel kogu aeg sõdisid, siis see 4 kuud oli rahuaeg tegelikult. Ja et kaupmeestel oli hea diil, et tegelikult, et seda rahu saavutada ka Mekas, olid nad nõus, see Kaaba oli juba seal olemas, see mustkivi, siis nad andsid igale hõimule võimaluse oma jumala kuju sinna tuua. Ehk selleks hetkeks oli 365 jumala kuju ümber Kaaba. Ja kui prohvet Muhamed hakkas saama ainujumalalt sõnumeid, siis ta lõpuks visati Mekast välja selle mõttega, et ta ütles, et on ainujumal, mis tähendab, et kõik teised jumalad 365 ei läheks enam arvesse. Ja siis ta läks ja kolis teise linna ehk Medinasse, kuhu tegelikult ta püstitas ka esimesse mossee ja ta on ka sinna tegelikult maetud. Ja hiljem tuli ta siis tagasi ja vallutas Mekka ära ja kuulutas Mekka siis selliseks pühaks linnaks, mis on 365 päeva püha. Ehk kui praegu vaadata araablasi, siis tegelikult nad või üldse moslemeid, siis nad üritavad ju sinna pühasse linna kogu aeg palverännakule minna. On kindel aeg, millal minnakse on palverännaku kuu, ehk siis 8.13. päevani on see, kui on see õige palverännak. Ja siis sa saad, kui sa selle palverännaku ära teed, saad sa endale tiitli Hadž, mida Eestis küll ei kasutata, aga mujal maailmas kasutatakse, mis tähendab seda, et inimesed võivad sind enam ei kutsu sind enam nimepidi, vaid kutsuvad selle tiitliga ja see on suur au, et sa oled Mekas ära käinud. Või kui sa väljaspool seda aega teed, siis su palverännak ei ole nii pikk, aga sa oled ikkagi Mekas ära käinud. Aga kui nüüd tagasi tulla nende 5 tugisamba puhul juurde, siis see usutunnistus, nagu ma ütlesin, et ei ole teist jumalust peale Jumala ja Muhamed on tema sõnumitooja, ei ole tegelikult Koraanis kirjas, vaid see on tekkinud natuke hiljem tänu sellele, et teised usud hakkasid islamit ründama ja siis tuli panna üks usutunnistus kokku, mille põhjal siis kaitsta, et millesse nad täpselt usuvad. Kui seda öelda araabia keeles 3 korda, siis te olete õnnelikult moslemiks saanud. Teil peab olema ka 2 tunnistajat, aga Eesti kontekstis on tihti ka see versioon, et kui sul need 2 tunnistajat ametlikku on, siis sa saad selle paberi ja siis on sul võimalus minna hiljem Mekkas, et tõestada, et sa oled moslem, aga meil on ka palju neid, kes on selle usutunnistuse ära öelnud, tal ei ole tunnistajaid, aga ta ütleb, et vaatamata sellele on ta siis ka ikkagi moslem. Teine... Palju neid, kes on ka internetile usuomased? Jah, meil on ka neid, aga Eestis neid nagu eriti otseselt, no mõni on, et selles suhtes Eesti naistest võib olla neid, kellel on välismaa abikaasa või kes on leidnud endal välismaal silmarõõmu ja nüüd on ta öelnud seda oma tulevasele mehele ka interneti teel, et siis ta on tegelikult moslem,
aga tal ei ole seda paberit olemas, et tegelikult selle põhjal tegelikult meil on küll neid olemas. Teine selline tugisammas on palvus, ehk nagu te teate, moslem palub 5 korda päevas ja see on tulnud otseselt prohvet Muhamedi eluloos, kuna ühel ööl tuli siis peaingel Gabriel ta juurde taevaratsu välguga ja nad läksid Jeruusalemma. Ja Jeruusalemmas, seal kus oli kunagi kuningas Saalomoni tempel, on siis praegu kuldne mossee ja põhimõtteliselt peaks olema ka seal sees selline hobuse jalajälg, ehk nad läksid öö jooksul sinna. Nad nägid 3 suurt prohvetit, ehk 3 suurt prohvetit islami mõistes on siis Noa, Mooses, Abraham ja Jeesus, kellega ta siis koos palvetas ja siis ta läks üles taevasse. Ja mida ta nägi taevas, on islami järgi 7 taevast ja tal oli võimalus ka minna Jumalaga juttu ajama. Ja millest nad siis enamalt rääkisid, oli see, et kui palju peab üks tõsiusklik palvetama. Lõpptulemusena jäi 5, mis esimene number oli, millega kauplemine pihta hakkas, mis te arvate? 5 jäi lõpuks, aga see oli pika kauplemise tulemus. Jumal pakkus suuremaid numbreid. Mis see olla võiks? Ja 5000. Ei, sa pead ühes päevas lugema. See nagu 5000-ga, selle ei ole nii palju tunde, et 5000 täis rääkida. 12. Tegelikult oli 50. Et ta sai algselt 50, aga siis, kui ta sealt Jumala juurest ära tuli, nägi ta Moosest. Ja Mooses küsis, et mis te rääkisite. Ja siis, et Jumal rääkis, et 50 korda tuleb tavainimesel palvetada. Mooses ütles, kuule, ma olen nii pikalt elanud, ükski inimene 50 korda ei palveta. Niimoodi ta siis edasi tagasi hakkas pendeldama, et järgmine ring oli 25, Mooses naljaga, et 25-ga ka keegi hakkama ei saa, et mine kauple edasi. Ja siis lõpuks jäigi see 5 korda, ehk iga moslem peaks paluma 5 korda, et päiksetõusul, keskpäeval, pärastlõunal, päikseloengul ja öö saabumisel. See on niisugune kindel valem, mida ta teha ei tohi. Ehk ta ei tohi siis palvet lugeda, kui päike täpselt tõuseb, kui päike on seniidis ja kui ta täpselt loojub. Ja väga lihtsal valemil, et kui ta selle hetkel loeks palvet, siis inimesed arvavad, et moslem palvetab päikese poole. Ja see on nagu keelatud. Aga seda, kuidas siis aru saada, millal Eestis palvetama peab, siis on tegelikult olemas niisugune ilus veeb Islam Finders ja sealt on täpselt kellaajad olemas põhimõtteliselt, mis kell peaksid lugema palveid. Võib-olla te olete neid palveid näinud, kus kõigepealt need tegelikult korduvad, ehk seal on, kui vaadata nüüd, mida ta eesti keeles tegelikult palvetas ütleb, siis nagu ma ütlesin, Koraan koosneb suuradest ja peatükkidest ja kõige pikemad on eespool, aga on kõige lühem, on mitte kõige lühem, aga on üks lühike algus olemas enne neid pikkasid ja see on üks osa, mida loetakse nagu kõigepealt ja siis tuleb kõik muu. Ja see kuulus Allahu Akbar, mida enamalt kõik eestlased on näinud igasugust terroristide filmist, enam kui keegi nuppu vajutab, ka seda öeldakse. Ja see on need erinevad, ütleme, et kui ta pihta hakkab põhimõtteliselt, ta kummardab, siis ta uuesti ta põlvili kummardab, siis ta võtab asend ja siis ta loeb neid ja neid on mitu korda järjest läbi teha. Ja need erinevatel kordadel, ma just moslemitega konsulteerisin, 3 korral on täpselt nagu ühesugune rida, mis sa teed, aga 2 korda on nagu erinev. Ja sa pead lugema seda araabia keeles, mis tähendab, et Eesti naistel, kes on siis pöördunud islamisse, peavad seda kõike tegema araabia keeles. Ja neil tavaliselt on algul spikker olemas, ehk et ta loeb selle tegelikult maha. Ja siis, kui sa palvetad, siis naiste kohta on see, et naised ei pea käima selle jaoks mossees. Naised saavad kõige rohkem kasu sellest, kui nad teevad seda kodus. Ja sel hetkel, kui naine loeb palveid, peab ta olema kaetud, mis tähendab seda, et ta peab ikkagi olema ka juuksed kaetud. Siiamaani ja siiamaani põhimõtteliselt, et siis ta võib lugeda. Erand juhul muidugi, kuna palve on niivõrd oluline, et prohvet Muhamed ütles, et mis on uskmatu ja uskliku vahe ongi see, et ta üks loeb palvet ja teine ei loe palveid. Kristlase mõttes sa võid uskuda, aga sa ei pea kogu aeg lugema palveid, sa ikka oled kristlane mingis mõttes. Aga seal on nagu täiesti kindlalt öeldud, et kui sa ei loe, siis sa ei ole moslem. Et siis on see palvetamine on väga tähtis. Võimalus muidugi on, et kui sul ei ole võimalik lugeda 5 palvet õigel ajal, siis teatud palveid on võimalik kokku tõsta, et sa loed lihtsalt õhtul, ütleme, võib-olla sa oled kuskil tööl, kus sul ei ole võimalik neid lugeda, siis sa loed need lihtsalt õhtul koos, et see on ka üks võimalus. Siis see 3. tugisammas on almuste andmine, ehk seal on üks ilus reegel, et rikkad teenivad raha, aga et oma raha puhastada, tuleb tal anda raha vaestele. Vaesed paluvad rikaste eest.
ja kui nüüd protsentidest rääkida, siis on niimoodi, et see on 2,5%, aga selles, kui te olete teie aastases tulus, kui te olete kõik ära maksnud oma korteriüüri, söögi ja see vaba raha, mis lõpuks üle jääb, kui see on rohkem kui 85 grammi kulda, ehk kui vaadata praegu 85 grammi kulda, Taaviti järgi 24 on siis see kõige tugevam kullakraad ja siis tuleb selle 1 grammi hind on umbes 30 eurot praegu Eesti mõistes, et siis tuleb 30,85-ga korrutada ja siis saab umbes üle 2400 euro ja kui see on see vaba raha, siis sellest tuleb 2,5 ära maksta. Ainsana, ütleme, riikidena kogub riik seda Saudi Araabia ja Palestiina koguvad riigina seda kokku, muidu põhimõtteliselt tuleks see saata siis meie islamikeskusesse, ehk see asub Tallinnas, Turat on selle kultuurikeskus Turat, see asub autobussijaama juures, eks. Teil siin keskust ei ole siin Pärnus, aga teil kogunevad ka Pärnus moslemid. Ja see tuleb siis põhimõtteliselt maksta, kes seal samas Ramadani-kuul või siis uue aasta alguses. Ja siis see on nagu kolmas. Ja mis selle rahaga tehakse, siis on see, et rahaga tegelikult toetakse inimesi, kes on võlgu kellel võib-olla ei ole kõik võimalused, kes on mingil moel vaesed. Muidugi võib toetada islami propagandat, selles mõttes igasugust islami kirjanduse väljaandmist, inimesi, kes on reisil hätta jäänud. Ja parem on nende viis see, et kui sa nüüd ise leiad, kellele sa tahaks raha anda, et sa ei jagaks nagu seda 10, vaid sa annaks seda põhimõtteliselt ühele inimesele. Et toetad siis seda ühte inimest oma rahaga. Ja tegelikult on olemas ka teine võimalus selles suhtes, kuidas see sama almust anda, ehk siis tuleb mängu Ramadanikuu, ehk Ramadani pühakuu, kui nad paastuvad, aga see tuleb nagu see kindlaks teha, et tegelikult on 2 erinevat kalendrit, et kui meie elame päiksekalendri järgi, siis moslemid elavad kuukalendri järgi, kus on siis 10 päeva aastas on see aasta lühem, mis tähendab see sama Ramadanikuu tegelikult liigub, ehk see paastukuu, kui nad peavad paastuma, ehk nad ei tohi päikse tõusus päikseloojanguni süüa, juua ega olla seksuaalses vahekorras. Ja see aasta meil hästi ei vea, siis see on saabunud täpselt siis, kui meil on jaanipäev. Aga algselt siis see sama Ramadanikuu või ehk kus see sõna Ramadan tuleb ta tegelikult araabiakeelsest sõnast Ramadan, mis tähendab kuivus, sest algselt araablased järgisid päiksekalendrit ja siis ta oligi kõige kuivem kuu, aga nüüd on selles suhtes neil vedanud, et kuna see liigub, siis see kogu aeg liigub niimoodi ühtlaselt mööda aastat ringi, et siis on nagu ühtlaselt jaotatud, et mingi aasta on sul seda kergem pidada ja mingi aasta on seda raskem pidada. Ja siis on see imeline 27. öö, ehk see on see päev öö, ehk kui ta sai Koraani ja seda loetakse imetööks ja selle ööl tasub tavaliselt üleval olla ja lugeda palveid, sest see on see hetk, kui taevas ja maa ühendatud ehk Jumal andis oma Koraani ja see on selle öö, kui on teemonid kokku seotud ja põhimõtteliselt moslemina palun, mida tahad, põhimõtteliselt peaksid sa kõike saama. Ja siis on olemas ka 5. tugisammas, see nüüd ei ole kohustuslik, sest see on see sama Mekkasse minek ja see oleneb su rahalisest võimalustest. Eestis on see, et tegelikult meil ei ole otseselt võimalik Eestist osta Ramadani sõidupaketti, ehk kõik need, mitte Ramadani, vaid sinna Mekka sõidupaketti, vaid need hakkavad kas Helsingist või Stockholmist pihta ja siis sõidetakse juba sinna samasse Mekkasse ja tehakse siis, seda kutsutakse viimse päeva eelvalmistus, kui nii saab öelda, sest sinna tuleb selleks hetkeks väga palju inimesi, kes kõigil on üks ja sama eesmärk, ehk seal on väga palav, seal on sul väga vähe ruumi, võib-olla sa ei saa süüa juua täpselt siis, kui sa tahad, ehk see ongi neile nagu ettevalmistus, kui naistel selles suhtes veab, et nad võivad tegelikult kanda oma traditsioonilisi islami riideid, nad ei tohi kanda kindaid ja neil ei tohi olla näol midagi, siis meestel on see, et nemad peavad minema 2 linaga. Ehk tal on 2 valget lina ümber tema ja uurisin järgi aluspükse ka olla ei või. Ja neid linasid nüüd, ja ma küsin, et kus see lina siis lõpuks saadakse, siis kui sa ostad selle paketi, siis põhimõtteliselt sa peaksid selle koos paketiga saama, sest see kogu pakett tegelikult sisaldab ka sulle su hotelli, su transporti, sest seal on ikkagi väga, see peab väga tegus olema, sest seal on kindlad piirid, mis hetkel sa kus pead olema, kui sa seal ühe hetke maha magad, siis tähendab see, et sul ei ole su palverännak
ei ole sa oma plussi kätte saanud ja põhimõtteliselt sa ei saa pärast palve, tuleb järgmine aasta uuesti tulla. Et need on need 5 asja, mida siis enamik kõik moslemid järgivad, aga kui nüüd rääkida Eestis, siis tavaliselt tundub, et ega meil Eestil või islamiga mingit tegemist eriti ei ole ja arvatavasti võis see islamisse saabuda või enamike inimeste ütleme, teadus saabus islamises peale 11. septembrit, siis seda imet vaadates ajalugu, tegelikult on meil väga pikk islami ajalugu Eestis. Ehk hakkab ta pihta siis juba Liivi sõjast, kui venelased ja rootslased siin võitlesid, siis Vene sõjaväes tegelikult oli tatarlasi. Et neil oli kohustus võidelda Vene sõjaväes ja kuna selle hetkel oli Tsaaririigi juht Ivan Julm, siis võib aimata, et ega ta kõige parem inimeste kohtleja ei olnud ja väga paljud läksid Rootsi poole üle. Ja kui sõda oli võidetud, siis Rootsi kuningas kinkis neile maid Eestimaal ja siis nad nagu assimileerisid siis kohalike eestlastega. Järgmine võib-olla niisugune kontakt on jällegi, kui oli põhjasõda siin, siis Tsaari sõjaväekohustus oli, et sa pead teenima 25 aastat, aga seal oli jälle võrdselt palju tatarlasi ja osad neist lihtsalt jäid siia. Ja neil oli võimalus siis hakata, ma ei tea küll Pärnust eriti palju, aga Tallinnas tegelikult meil on olemas sellised ilusad tänavad nagu Tatari, Juust Tatari, kus siis kunagi tegelikult elaski tatarlaste kogukond. Meil on praegugi päris suur tatarlaste kogukond, aga ma arvan, et nad enam lihtsalt Tatari tänava kandis ei ela. Ja siis, kui vaadata edasi, siis on tegelikult kirikuürikutes niisugune ilus lause, ehk venelased, Vene riik nägi, et tegelikult need mereväelased peaksid ikka jääma Eestisse. Ja siis tehti niisugune seadus, et nad peavad abielluma eestlastega. Ja siis väga paljud tatarlased, kes olid mereväes, siis abiellusid eestlastega ja kui vaadata Pühavaimu kiriku raamatuid, siis seal on kirjas, et abielu ja valitsuse käsul. Et meile jäi neid tegelikult. Aga kui nüüd kogukondadest rääkida, siis esimene neist tehti Narva ja 1937 siis juba Tallinnasse, aga siis, kui saagus Vene võim, siis otse loomulikult oli ka keelatud igasugune usk, ehk ka moslemid pidid minema põranda alla ja 89 siis loodi uuesti Eesti islami kogukond ja põhimõtteliselt tatarlaste baasil, aga kui nüüd rääkida arvudest, siis meil on olemas 2 viimast rahvaloendust, mille põhjal võib siis öelda, et kui palju tegelikult Eestis on moslemeid või palju on neid eestlasi, kes on julgenud öelda, et nad on moslemid, siis on, kui hakata protsente arvutama, siis tegelikult on see ütleme arvuliselt on neid vähe, aga protsentuaalselt, kui vaadata, võrreldes näiteks kirikutega on nende tõus väga suur olnud. Et ütleme 2 viimase, kui ma nüüd vaatan siit paberi pealt, siis ütleme niimoodi, et nad on suurenenud kogu see Eesti naiste ja meeste arv on siis 78% suurenenud, et 83-148, aga veel suurem on olnud suurenemine tegelikult naiste suhtes, ehk see on olnud tegelikult 129%, et 28-64, aga tegelikult see protsent on hoopis teine, sest meil on olemas väga palju salamoslemeid. Salamoslem tähendab siis seda, et on naisi, kes tegelikult usutunnistus on islam, aga võib-olla väga vähesed nende perekonnas teavad seda või ei tea mitte keegi. Ja viimane, kellega ma siis intervjuu tegin, ütles, et ta on juba moslem mitmeid aastaid. Ma küsin, kuidas see on võimalik, et mitte keegi ei tea. Et see 5 korda päevas palvetad kodus või vähem olenevad, kui palju sul aega on, siis ta ütles, et ta peab ukse kinni ja keegi ei tule ta tuppa. Seega, kuna ta ei kanna ka hidžaabi ehk pearätikut, siis keegi tegelikult ei tea, et ta on moslem. Ja miks on siis selline otsus tehtud? Siis ma ka küsisin neilt ennem tegelikult, ükskord tegin neile tolerantsuse põhise intervjuu, kui nii öelda, ehk tegin nende 6 ajakirja Igraga koostööd ja palusin siis neid küsida, et mida nad arvavad, kui tolerantne on Eestimaa, kas nad tunnevad ennast diskrimineerituna siin Eestis, siis väga paljud tunnevad ennast diskrimineerituna, mis tähendab seda, et väga paljud on valinud ka põhjuseks, miks nad ei kanna hidžaabi ehk pearätikut, ehk nad ei taha olla kõige otsemas mõttes enesetapjad, sest sel hetkel, kui ta paneb selle rätiku pähe, siis inimesed suhtuvad temast nagu teise Eestisse, ehk ta enam ei ole eestlaste mõistes inimene, ehk taga hakatakse eesti keeles väga aeglaselt rääkima, arvates, et ta niikuinii sellest aru ei saa. Võimalus on, et nad ei saa tööle
või siis töökoht seab tingimuseks, et nad ei tohi seda kanda. Meil on ka neid, kes kannavad väljaspool tööaega pearätikut tööle tulles, võtavad nad selle peast ära. On võimalus, et kui nad tahavad Eestis tegelikult korterit üürida ja lähevad siis sinna üürilepingut allkirjastama, kui tšaap peas on, siis tegelikult jäävad nad sellest korterist ilma. Me ei räägi ka muidugi sellest, mis see on täpselt võib-olla, ma ei tea, kas see on veab või mitte veab, siis osad mulle räägivad, et kui nad mööda tänavat kõnnivad, tšaap on peas. Saavad nad sõimata, teised ütlevad, nad ei ole kunagi mitte midagi halba kuulnud. Et ma ei tea, millest see sõltub, aga see tegelikult maksab meie enda ühiskonnale päris palju kätte, sest väga, ma ütlen, enamus neist tahab Eestist ära minna. Et nad tahavad minna kuhugi teise, võib-olla Euroopa mõistes siis kas või UK-sse ehk Inglismaale elama, kus on rohkem tolerantseid, seal on muidugi ka mosseesid, võib-olla see on ka üks põhjus ja kui neil on lapsed, siis nad kindlasti tahavad valida keskkonda, kus nad saaksid oma last üles kasvatada moslemina, sest meil on tegelikult esimese põlvkonna moslemeid, et meil ei ole nagu pikka, need eestlased, kellega mina olen juttu ajanud või kes ongi eestlasest moslemid, siis meil ei ole, nad ongi esimese põlvkonna moslemid, nad on ise pöördunud alles. Ja et saada oma lapsele anda nõndanimetatud siis võimalus elada moslemi kogukonnas ehk ummas, peavad nad Eestist ära minema. Muidugi meil on ka fänne, kes väga rõõmsalt on Eestis, aga nad ütlevad, et ikkagi see on mingil moel natukene raskendatud. Et me ei ole loonud nagu kõige paremaid tingimusi nendele. Muidugi võib küsida, et kus see tuleb ja kas me saame midagi muuta. Mina näen ühte muutusvõimalust on see, et kui me rääkida koolidest, siis minu arvates võiks koolides olla maailma usundite õpetus ehk lihtsalt anda ülevaade erinevatest religioonidest ja see avardaks lihtsalt inimeste silmavaadet või sellesama lapse silmavaadet ja võimalus on, et ta siis muutub sallivaks. Võib-olla kui inimesed reisivad rohkem, siis nad teaksid rohkem, see on lihtsalt põhimõtteliselt minu arvamused. Aga nüüd tekib küsimus, et miks ikkagi Eesti naine pöördub ja siis mul keegi inimest arvata, miks ta pöördub? See on nii palju erinevaid põhjuseid. Paku. Mees on moslem, see on niisugune tavaline. Kõige väiksem. Kõige väiksem, ma olen ainult ühte naist kuulnud. Üks naine, kes mulle ütles, et ta pöördus tänu sellele, et mees seadis tingimuseks. Ehk tegelikult on niimoodi, et lapse usk on mehe usk, ehk seda usku, mida usku on mees, seda usku kasvatatakse üles laps. Koraanis on kirjas, et moslemi mees võib abielluda raamaturahvastega. Raamaturahvasteks peetakse kristlasi ja juute. Moslemi naine ei või abielluda kellegagi väljaspool moslemi kogukonda selles mõttes, et ta peab võtma siis meie usu omaks, mis tähendab, et ta peaks loobuma islamist. Ja kui nüüd jõutakse ikkagi kokkuleppele, et mees on moslem ja naine oleks kristlane, ja naine jääks kristlaseks, aga lapsed peab üles kasvatama ikkagi moslemiteks, siis on päris suur oht, et naine ikkagi oma religioossete dogmadega mõjutaks last. Et selles mõttes üritatakse ikkagi see, et naine ikkagi pöördub, aga see oli ainult üks ja see oli ka põhimõtteliselt ateist, kes pöördus. Et mis võiks veel olla põhjuseid? Ühtlane vaikus. Taastab ikka see huvi selline, huvi uue huvitavast. See huvi... Vahest on see, et kuulnud, et nii palju negatiivselt on räägitud, et siis ma hakkan parem kuulima, mis see tegelikult on, ja siis nad jõuavad tegelikult selleni välja, et see ei olegi tegelikult nii negatiivne. Ütleme, et see on jah, et ütleme, kui ma tulen nüüd kristliku valdkonna pealt, et vaadates nende naiste vanuseid ja vaadates, millal nad umbes on pöördunud, siis üks osa räägib mulle pühapäevakoolidest ja kuna nad on umbes minu vanused kõik või osa neist, siis need, kes on pühapäevakoolis käinud, siis tulebki välja, et tagasi arvutas pühapäevakool on olnud sel hetkel, kui on 90-ndad olnud. Ehk sel hetkel, kui me saime uuesti vabaks ja igal pool oli kirikud väga populaarsed ja kõik hakkasid kirikusse minema. Mis tähendab, et kirikud olid üle rahvastatud ja seal oli väga palju lapsi ja olles ise olnud selle protsessi osaline, siis muidugi tekkis see, et tegelikult olid pühapäevakooli õpetajad sel hetkel, aga lapsi oli väga palju. Ja need, kes natukenegi agaramad seal olid, siis neile anti võimalus saada pühapäevakooli õpetajaks, sest neid õpetajaid oli väga vaja, aga sel hetkel ei olnud materjale, kuidas siis neid pühapäevakooli õpetajaid välja koolitada. Ja kui see sama laps, kes on sinna pühapäevakooli tulnud, küsib siis sellelt õpetajalt, kelle eriti teadmisi ei ole, et mis on Kristuse 2 loomust või
kolmainu dogmaatika, siis ma arvan, et pühapäevakooli õpetaja jäigi talle otsa vaatama, ütles, et nii on ja usu. Ja see on nüüd üks koht, mis on tulnud välja, et nad ei ole saanud seletust, mis on siis Kristuse 2 loomust, ehk miks ta on täielik Jumal ja täielik inimene ja mis on Jumala kolmainus, et see on nii väga segaseks jäänud. Ja see on üks põhjus, et miks nad on kirikust kaugenema hakanud. Teine võimalus on olnud see, et kui nad on tahtnud oma murega kirikusse minna, siis ma ei tea, kuidas Pärnus on, aga Tallinnas on see, et mis meil põhimõtteliselt on avatud, on Nevski katedraal üleval Toompeal, mis on hommikul kella 8 avatud. Eesti luteri kirikud, kui pühapäev ei ole, siis nüüd nad hakkavad avama, aga eriti seal nagu kedagi ei ole, uksed on kinni. Ja on ka mainitud seda, et on mindud kirikusse ja tegelikult on palutud kirikust ära minna, et nüüd on aeg, et nad on uksed kinni panna ja nad on oma murega väga tihti üksi jäänud. Ja see on järjekordselt neid nagu sellest kirikust eemale peletanud. Et see on nagu üks põhjus. Muidugi on neid, kes on rääkinud sellest, et need lapsest saadik on tegelikult teadnud, et Jumal on olemas, aga nad ei ole leidnud sellele Jumalale õiget kontseptsiooni, et nad on lugenud erinevaid usundeid, aga kuskil ei ole nagu tekkinud see aha-efekt, et see ongi see usund, mida ma uskuda tahaksin või see ongi, et mina saan täpselt niimoodi aru. Üks võimalus on see, et nad on reisinud ja nad on reisinud välismaale ja kui Eestis on see, et ega me nüüd võib-olla on rohkemat võimalust, aga ega me eriti usust iseenesest ei räägi, et need, kes on usklikud, ma ei tea, mis teiega on aga neid tihti peetakse väga imelikeks, sest kui ma olen õppinud väga erinevates ülikoolides, aga mu esimene ülikool oli Sisekaitseakadeemia ja nüüd mu üks kursakaaslane mulle ükspäev kirjutas, ütles, et tead, sa olid koolis lõpp imelik, mis mõttes, aga selles mõttes, et sa uskusid ja siis mul oli nagu suu lahti, et siis ma ei osanud nagu selle peale enam mitte midagi öelda, et kuna see ikkagi, ma pakun see nõukogude aja taak on meil veel alles, et ega me religioonis mitte midagi väga positiivset millegipärast ikka veel ei arva. Ja siis, kui nad on läinud sinna välismaale, siis on neil järsku tekkinud võimalus, et nad on hakanud saama rääkida usust, et järsku on võimalus, et inimesed vastavad nende küsimustele ja usk tundub, et ongi osa igapäevaelust. Tihti on nad sattunud ka moslemi kogukondadesse, kus on arutatud sellest ja kuna nüüd, kui võrrelda islamit ja kristlust, siis islam on mitu korda loogilisem ja ratsionaalsem selle mõttega, et seal on kõik põhimõtteliselt paika pandud. Ehk peale selle, et on olemas Koraan, on olemas sunna, ehk on üles märgitud kõik prohvet Muhamedi ütlused, tegemised, et põhimõtteliselt elulugu on väga hästi üles märgitud, mis ta, mis hetk, kuidas tegi ja seda põhimõtteliselt järgitakse siiamaani. Ehk sel hetkel pead sa seda tegema, sel hetkel seda, et näiteks kui nad läheksid sinna samasse WC-sse, siis kindel laks on see, et ta astub sinna parema jalaga ja loeb ka ühe kindla palve. Et need on nii ära reglementeeritud ja kui tuleb, ja kindel on, et Allah on üks ja ainus ja kui tuleb siis vastuseks vastaspoolele kolmainu, võib-olla seda on raske mõista, Kristuse 2 loomust on veel raskem mõista, aga samas kui sa vaatad islami poolt, siis islam väidab, et Kristus oli üks prohvetitest. Et ta kohe kindlalt ei olnud Jumala poeg ja seal ei ole sellist müstikat kui sellist üldse olemas. Et see väidetakse, et on kerge, nüüd on asjad kindlad, et kui ma täidan oma 5 sammast, siis ma kindlasti saan taevasse. Kas iga kristlane tegelikult julgeb väita, et olles kristlane, et ta praegu saaks, kui oleks praegu hetk, et ta peaks surema, et kas ta saab taevasse, ma ei ole kristlasena täitsa kindel, ma julgeks seda väita. Et minu arust on see ikka pikk teekond, aga nende puhul on, seal on nagu sammud paika pannud, mis sa millal pead tegema ja kuna seal on selline asi olemas nagu nõnda nimetatud plusspunktide kogumine. Ehk lõpptulemus on, kui saabub viimne päev, siis ennem seda on sul olemas 2 inglit. Üks on paremal, teine on vasakul. Ükskõik, mida sa teed, 2 inglit kirjutavad. Paremal poolne kirjutab head teo, vasakul poolne kirjutab halvad teo. Sinu eluraamatusse. Kui siis tuleb see hetk, et on viimne päev ja sa oled Jumala ees, siis see eluraamat lüüakse lahti ja loetakse kõik ära, mis sa oled hästi halvasti teinud ja kaalutakse ära, kummad siis kaaluvad rohkem ja selle põhjal on siis lõppotsus, kuhu suunda sa lähed. Mis tähendab seda, et kõik, mida moslemid teevad, peaksid nagu saama, et nad saaks plusspunkte. Ehk isegi kavatsus loeb, et see eestlase kuulus lause, et ma andsin endast parim, aga tegelikult läks kõik nii nagu alati ehk natukene võssa, aga see kavatsus on nagu kõige tähtsam. Ja nende puhul on nagu selles suhtes
väga huvitav on see, et kui ta isegi mõtleb, et ta ei taha midagi teha, näiteks, et kui sa oled kodus, et tegelikult sa ei viitsi neid nõusid küll pesta, et noh, ega ei taha küll ja keegi veel ütleb, ole hea, pese ära, no ikka ei taha, aga kui sa nüüd mõtled sellega, et kui sa nüüd selle ära pesed, siis tegelikult sa saad selle eest plusspunktid kätte. No siis sa hakkadki neid nõusid põhimõtteliselt pesemas, sa tead, et ükskõik mida ma teen head teisele, no põhimõtteliselt ma saan plusspunkte. Et see on ikka selles suhtes ikka omas mõttes hea süsteem. Aga kui nüüd tulla tagasi nende võib-olla nende, et miks on veel pöördutud, siis ma arvan, et üks müstilisemaid pöördumislugusid, mida ma olen kuulnud, on seesama 11. september. Ehk mul on räägitud sedasama juttu, mis sa tegelikult algul mainisid, et see tüdruk oli vaatas seda 11. septembri sündmust ja mõtles, et kuidas on võimalik, et moslemid nii halvad on. Et kuidas on võimalik, et nemad kõik selle taga olid ja miks nad nii palju tahavad halba. Ja sel hetkel, kui seda kõik uurima hakkas, siis tema nägi seal vandenõu teooriat taga. Ja siis muidugi ta jõudis ka lõpuks selleni välja, et ka Bin Laden on väga hea inimene. Ja siis ei minul eriti muud üle, kui ei, see oli minu jaoks oli ta huvitav teooria. Ja see oli see viis, kuidas nagu tema jõudis islamini, et ta lihtsalt hakkas seeläbi uurima, et tihti on niisugused sündmused inimeste elus, mis, ütleme, et üks viimased, võib-olla see oli ka üks huvitav, et ma küsisin, et kuule, et kuidas sinus moslem sai, et me saime, ja siis ta ütles, et kuule, et mäletad, me käisin koos araabia keele tunnis. Ma ütlesin, jah, et ma käisin paar korda araabia keele tunnis seal samas Turati keskuses, aga kuna mul ei sobinud see aeg, siis ma enam ei saanud. Aga tema oli tulnud siis väljaspoolt Tallinnasse ja tal oli väike laps. Ja neil oli seal lastetund ja siis ta ütles, et ta hakkas käima nagu lapse pärast, et lapsel oleks tegevust, et eriti Tallinnas sõpru ei olnud. Ja sellest tekkiski see, et tal hakkas nagu, kuna lapsel ju kogu aeg õpetati erinevad viisi islamit, siis see hakkas ka talle meeldima. Ja nii sai temast moslem. Et need lood on tegelikult väga erinevad, kuidas siis jõutakse islamini ja see tüüpine lugu, et jõutakse läbi abielu, siis Eesti mõistes see tegelikult eriti ei kehti. Kehtib muidugi on ka see, et näiteks kui inimesed lähevad turismireisile, ma ei tea, kas te olete Egiptuses või Türgis käinud, siis enamjaolt esimene öö te võib-olla magada ei saa, olenevalt mis kell see hommikune palvus pihta hakkab ja kui lähedal, kui kaugel te mosseest olete, kui te seda palvekutset kuulete, siis enamjaolt kõik on laksuga üleval, algul aru ei saa. Aga kui nüüd nii palju veab, et te olete seal reedel ehk reede keskpäevane palvus on siis moslemite. Reedel on üldse pühapäev, nende jaoks kõige püham päev ja see keskpäevane palvus on see, kui mehed peavad minema mosseesse palvetama. Ma olen seda ainult Egiptuses näinud, kus tegelikult see keskpäeva palvuse, kui tuleb sealt minarettidest palvekutse, kui jaotatakse need palvevaibad, sest kui sul ei ole võimalik minna mosseesse, siis sul on palvevaip olemas, mis on nagu, või ta on niisugune puhas koht ja siis sa võtad suuna Mekka poole. Ja siis kuna mööda tänavad kõik võtavad ühtepidi, siis nüüd tükk aega tegelikult jääb suu lahti, mida nad ometi teevad. Ja see on olnud ka ühe eestlase üks põhjustest, et ta oli hotellis ja ta nägi seda, kuidas hotelli töötajad võtavad siis Mekka poole suunda. Ja ta oli nagu küsimus, et kuidas saab üks inimene või inimesed nii palju selles suhtes Jumala poole mitte pöörduda, aga et kuidas saab Jumal nii suurt osa inimese elus mängida, isegi keset oma tööd jättes töö pooleli ja siis ta hakkas uurima ja siis ta jõudis islamini. Aga kui mõelda, et mis siis nende naiste elus põhimõtteliselt muutub, siis muutub tegelikult ju väga palju. Mingil moel on jah sarnane ka kristlusega, et ei jooda alkoholi. Muidugi sealiha söömine läheb kohe ära, mis tähendab seda, et ka väga tihti nad uurivad, et millest on toiduainet tehtud, sest on ka olemas selatin, mida topitakse minu arust kas meiega jogurtitesse ja tortidesse, nii nad alati loevad, mis seal siis tegelikult sees on, et mitte siis sealiha süüa. Ja nüüd on nagu, kui nüüd jõuda selle pearäti juurde, siis on see kahed erinevad arvamused on. Ühed on need, et kes ei saa aru, miks ei kanta. Et kui tema kannab, miks kõik teised ei kanna, sest see on nagu käsk. Otseselt teda Koraanis ei ole, see tuleb jälle sealt sunnast, tuleb tegelikult see välja. Ja nüüd oleneb ka, kuidas kandab. Ma ei tea, kas teil seda versiooni, et tavaliselt nad ju kannavad niimoodi, aga üks versioon on, kui nad siia taha niimoodi seovad. Ja isegi kui nad selle siia taha panevad nagu krunni, siis osad väidavad, et see on valesti pandud. Et see ikka ei lähe läbi, et tuleb ikkagi juuksed katta niimoodi, et see nägu näha, ainult näha on. Ja Eestis ongi see,
ma ei tea, kas siin Pärnus, ma ei tea, võib-olla on teil tänavapildis, meil Tallinnas mõni on. No muidugi meil on turiste ka Tallinnas, keda nii näha saab. Kuigi teil moslemeid siin nagu on. Aga ma ei tea, kas tänavapildis niimoodi nagu ei ole. Ei ole. No, muidugi teine on see, et muidugi riietus muutub kohe peale seda, mis tähendab seda, et kõik need liibuvad riided ja keha paljastavad riided siis kaovad ära. Väga vähesed Eestis kannavad tegelikult abaiateks seda riietus, mis on ikka suur, Eesti mõistes suur vanaema öösärk, neid kantakse tegelikult vähe, aga kantakse siin pikkasid tuunikuid ja pükse. Ja mina olen alati huvitunud, aga mis siis saab, kui suvi saabub. Et tegelikult islamis on olemas nende spetsiaalsed ujumisriided ehk siiamaani käsitega ja retuusid, et ma küsin, et kas te siis tellite need või? No mõni isegi uurib, et tellida need, osad mulle vastavad selle peale, et Eesti mul on küllalt võpsikuid ja ei pea käima avalikus rannas. No mõni tegelikult käib ka arvatavasti niimoodi enamalt nagu sündsalt kaetud ka avalikus rannas, aga nad ei lähe ujuma või siis mõni läheb ujuma siis, kui hakkab päikseloeng, et enam kedagi ei näe. Et siis nad lähevad ujuma. On ka muidugi üks, mille väitnud, et ta läheb nendes samades riietes, ehk kui ta läheks nüüd teksadega randa, siis ta läheks teksadega ujuma. Mina olen alati küsinud, et ma olen näinud neid täisriietes ujujaid tegelikult Hispaanias ja mida on alati minu arust on kahe otsaga asi see, et ma saan nende mõttest aru, aga siis kaob minu arvates mõte ära, et kuna see riietus, mis sul on, ei tohi olla ümber, ehk ta ei tohi näidata su kehavormi. Ja kui sa selle suure ilusa riidega sinna vette lähed ja kui sa veest välja tuled, siis enam ei ole niisugune suur ja ilus. Tegelikult on naksti kõik su keha küljes kinni. Ja mul on alati kahtlus, et sel hetkel, kui tal see kõik ümber keha see riietus on, et kumb siis näeb tegelikult atraktiivsem välja. Kas tema, kellel on see kuidagi ümber keha või see, kes seisab bikiinides ta kõrval, ja mul on tunne, et inimesed vaatavad rohkem seda inimest, kellel on see ümber keha igatpidi. Et sel hetkel ma ei ole kindel, et see täidab oma tegelikku funktsiooni, mis ta otseselt täitma peaks, sest meil ikkagi ei ole, meie tänavapildis ei ole nii palju moslemeid näha ja ei ole sellist ka, võib-olla naiste rand võib-olla on, aga siis nad võiksid käia ikkagi seal nad ka vist ei või. Et siis võib-olla, kui sa küsid neilt, et kas nad käivad basseinides ujumas, siis nad ütlevad, et kui on võimalus, et seal käivad ainult naised, ehk on naiste võib-olla mingi vesivõimlemine, ehk siis nad tegelikult käivad seal. Muidu ei käi. Siis tuleb see huvitav küsimus, ehk mitme naise pidamine. Et Koraani järgi, kuigi Muhamedil oli rohkem, Koraani järgi võib siis omada 4 naist. Eesti seaduste järgi seda kahjuks omada või, sest meil on abieluseadus, kus on siis kirjas, et sul võib olla üks abikaasa ja rohkem oli, aga islami traditsioonide kohaselt võib sul tegelikult 4 olla, aga seal on selline seadus, et sa pead kõike 4 ühtemoodi ülal pidama, et kui sa ühel ostad porse, siis peavad ka kõigil teistel 3 porsed olema, et nad peavad kõik võrdselt olema. Ja kui nüüd uurida neid, miks tahab üks mees võib-olla mitut, siis ma alles oma tuttava küsisin, keeltud välja, et temal on 2 ja ma küsin, et miks sul 2 on, et mis asja mõitel. Ta ütles, et temal oli see versioon, et tema naine palus, et tema abielluks tema sõbrannaga, kes on siis vaesest perekonnast pärit ja aitaks teda ka elujärjel. Ma ütlesin, et kuidas see elu siis on nüüd 2 naisega, et elate siis ühe katusel, et seda algul jah, aga siis see uus naine muutus nii armu vaadatakse, et nendel on 2 maja, mis on siis üks kõrvut ja siis ta pendeldab nende 2 maja vahel. Aga kui nüüd rääkida eestlastest, siis enamjaolt on see väga ilusaid teooriaid. Ehk teooriates mulle mõnikord tundub, et nad on väga kõvad. Ehk kui siis rääkida mitme naise pidamisest, tavaliselt räägitakse mulle väga mitmeid erinevaid lugusid, aga üks on see, et kui oli peale teist maailmasõda, siis Saksamaal taheti teha legaalseks mitme naise pidamine tänu sellele, et nii palju mehi oli surnud. Et seda rahvaarvu siis suurendada, oleks olnud mitme naise pidamine täitsa okei, sest väidetavalt oli see, et muidu need naised pidid, et oma perekonda, oma lapsi ülal pidama, pidid siis müüma ennast brittidele ja Ameerika sõduritele, et seda välistada oleks siis võinud olla mitme naise pidamine. Ja muidugi on siis jõutud ka selleni, et võiks ka Eestis olla. Ma ütlesin, et kuule, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina mõtlen nagu nii, et kui sa nüüd Eestis oleks kunagi selle seaduse teinud, teades, kui kadedad me oleme, ei oleks meie rahvaarv mitte teeb suurenenud, vaid vähenenud, ma arvan, isiklikult me oleks lihtsalt teise naise maha löönud, et ei oleks seda pointi, et me rahvaarv kasvaks mitte kuidagi tekkinud, vaid oleks vastupidine efekt olnud.
aga mis siis veel põhjuseks tuuakse, on see, et kui see naine on väga haige või kui see naine ei saa lapsi, siis ta võiks anda oma mehele võimaluse siis võtta teine naine kõrvale. Muidugi alati räägitakse mulle seda ka, et kui vaadata Euroopat või läänemaailma, siis tegelikult meil on siin mitteametlik mitme naise pidamine olemas. Ehk tegelikult on olemas väga paljudele armukesed, aga nüüd, kui oleks mitme naise pidamine, saaks selle siis kõigi legaalseks teha. No see on niisugune kaheti suhtu asi. Väga paljud neist küll seda teoorias on tugevad ja siis, kui sa küsid praktikas, aga kui su mees selle jutuga juurde tulebki, et kas sa siis nõus ka tegelikult oleks, et siis tuleb, et ega ikka ei ole küll. Aga ma olen vist kahega, et ühte ma tean, kes niimoodi, et tegelikult ta ise ei teadnud, et ta on naine number 3, aga see tuli mingi hetk välja, ta elas välismaal. Aga ma tean ka ühte eestlast, kes ütles, et ta on nõus teiseks naiseks saama seda väga lihtsalt põhjusel, et ta on praegu üle 40, et ta ootab ära, kui ta laps saab teatud vanuseks, et kui ta saab täiskasvanuks ja kui ta nüüd läheb välismaale, siis tegelikult sellel sõbral seal on olemas naine ja nad on juba jõudnud kokkuleppele, et temast saaks nagu teine naine. Aga see on niisugune, see ei lähe meie kultuuriga otseselt kokku ja seda võib-olla on aeg-ajalt väga raske mõista. Ja kui nüüd mõelda seda ümberlõikamist, ehk siis ümber lõigata võib siis last või kuidas võib last kuni teismeiklased, see on traditsioon, mida tehakse, aga see traditsioon, kui nad nüüd tagasi lähevad, jõuavad nad täpselt samasse kohta, kuhu jõuavad juudid ehk Abrahamini. Kui kuulata siis piibli lugu, siis ma ei tea, kui palju te teate, aga Abrahamil oli siis Saara ehk see põhinaine, aga sel hetkel, kui nad last ei saanud, nad olid väga vanad, siis Saara palus Abrahamil võtta Haagar ehk ori ja et Abraham ikkagi saaks lapse ja tegelikult ta saigi sellega lapse ehk Iismaeli, aga hiljem siis saabub Abrahami juurde 3 meest õiguse traditsiooni järgi, siis püha 3 ainus, kes siis räägib ennustusest ehk et saab ka Saara lapse ja kuigi Saara seda ei uskunud, sest ta oli piisavalt vana selleks hetkeks, siis ennustus läks täide ja siis sai sealt Iisak, mis tähendab, et Iisakut peetakse siis Iisraeli esiisaks ja sedasama Iismaeli tegelikult peetakse araablaste ehk nõnda kaugemalt edasi minnes ka Muhamedi esiisaks. Ja nüüd hakkavad need väga paljud jutud tegelikult varieeruvad nii islamis kui ka juutluse juures ehk kui Abraham ohverdas Vanatestamendi järgi Iisaki, siis Koraani järgi tegelikult Ismaeli ja niimoodi nad vaikselt jooksevad koos. Ja sinna samasse lähevad tagasi ka kui ümberlõikamine oli, sest tegelikult Jumal tegi Abrahamiga lepingu ja lepingu üheks märgiks oli ümberlõikamine. Ja niimoodi arutavad ka nemad tagasi, et peab olema ümber lõigatud ja kui sa nüüd hakkaksid hiljem moslemiks ja sa oleksid mees, siis kohustus oleks, et sa laseksid ennast ümber lõigata. Aga ma olen rääkinud Eesti noormeestega, kes on ka moslemid, siis nemad saadavad selle idee küsimuse peale väga pikalt öeldes, et seda põhimõtteliselt nemad ei ole nõus sellega. Kui rääkida nüüd Eesti naistest, siis need, kes on abielus välismaalastega ja see laps ongi segaperelaps, siis need lapsed on lõigatud ümber. Aga nad ei ole tehtud Eestis ümber lõigatud, vaid nad on lõigatud ümber mehe kodumaal, mis tavaliselt võib olla kuskil Aafrikas. Et seal, kui nüüd on see võimalus, et naisel on ennem lapsed olemas ja üks lastest või mitu on poisid, siis ei ole poisslaps ümber lõigatud. Ja väga tihti on ka väidetud seda, et tegelikult Eestimaal on piisavalt vett, see laps võib seal duši all istuda ja ümberlõikamist vähemalt tema mõistes ei toimu. Nii, nüüd ma mõtlen, mis on need veel olulised erinevused. Muidugi on need, mis on nüüd on meie pühad, ehk on olemas need jõulud, mis tegelikult on Kristuse sünnipäev, siis peale selle, et moslemi kõige tähtsam kohus on palvetada, siis järgmine see on see, et tal on vanemate austus. Ja on kirjas, et prohvet Muhamed on isegi vastanud, et kes on kõige tähtsam inimene moslemi elus, on tema ema, siis veel kord tema ema, veel kord tema ema ja siis alles isa. Ja seal on nagu väga suur ema austus ja näiteks see sama reede, kui neil on see palvus, siis tavaliselt peale palvust, ma ei tea, kas see Eestimaal on, aga mujal on see, minnakse perekondlikele lõunatele ja minnaksegi oma vanemate juurde ja vanemaid väga-väga austatakse. Ja kui ma küsin eestlastelt, et mis saab teie jõuludest, et tegelikult te ei peaks enam jõule pidama, et see on Kristuse sünnipäev, vähemalt kui ma nende kristlikust vaatevinklist,
siis tihti vastatakse mulle sellega, et austades oma vanemaid, tegelikult ikkagi minnakse jõululõunatele. Et ja kui ma olen rääkinud naistega, siis mulle tundub, et vähemalt enamus neist on läbi islami leidnud endale rahu ja et see ongi nende tee, sest islam ise tähendab tegelikult alistumist ja kuna ta tuleb ka sellisest sõnast nagu salam on rahu, et moslem ongi see, kes alistub Jumala seadustele ja teenib Jumalat, et leida oma rahu, siis vähemalt pakun, et enamus neist, kellega ma olen juttu rääkinud ja ma vaatan nende silmadesse, need säravad, siis ma arvan, et nende võib-olla teekond püha tõeni ongi toimumas läbi islami, et selles suhtes see on nende valik ja seda vist ei tasuks kritiseerida. Nii et ma ei teagi, kaua ma nüüd rääkinud olen, ma mitte mitte küsida. No nii umbes ma tegelikult rääkisin, vist oli nii tund aega. Et kui on küsimusi. Mul on tegelikult küsimus, et milline on sinu selle uurimise töö sisu õieti või mis on see teema või kuna nii? Mida tegelikult nagu ajad taga ja mis on see niisugune hüpotees? Tegelikult ma tahangi teada, et miks nad on pöördunud, kuidas maailmapilt on muutunud ja kas on võimalik Eesti kontekstis öelda, et meil on olemas Eesti islam ehk, et sellel islami, mida nad siin järgivad, kas seal on nagu niisuguseid Eesti sugemeid, mida tegelikult mujal ei ole. Ja seda ma üritan läbi nende intervjuude teada saada, et kas tuleb midagi, et ma loen neid teisi pöördumislugusid, et kas on midagi nii erilist, et ma saan öelda, et see on Eestis. Et see on, et näiteks kui on see, et tegelikult neil on asju, mida nad tegelikult teha ei või. Ma mõtlen, et näiteks kui sa oled moslemimaal, siis tegelikult su laps käib kas tüdrukute klassis või poiste klassis. Meil on olemas segaklassid. On olemas kehalise kasvatuse tunnid, kus teatud hetkel nad ei võiks enam osa võtta. On teatud spordialasid, mida nad teha ei või. Oleneb nüüd moslemist, mõned on need, kes mulle väidavad, et nad ei võiks ka muusikaga tegeleda. Et nad ei paneks elu ilmas oma last võib-olla mingit pilli mängima. Aga samas on meil, ma tean, et meil on üks sufi, kes on müstik ja tema jaoks on islam läbi muusika ja seal on meil on nagu erinevusi, aga ma tahangi teada, et miks nad pöörduvad, olles ise kristlane, mul huvitav vaadata, et kui nad ennem on kristlased, et mõni üksik ütleb mulle, et tänu sellele muutumisele on nad leidnud nagu Kristusele, et nüüd nad on Kristusest aru saanud. Aga sel hetkel, kui nad on Kristusest aru saanud, tähendab see seda, et nad võtavad ikkagi Kristust kui prohvetit ja see Jumala poja kontseptsioon kaob sealt jutu seest ära. Ehk ta võtabki kui Kristus prohvetit ja see on nagu selline versioon. Aga muidu on lihtsalt nendega huvitav vaadata, et kuidas see maailmast arusaam on muutunud, kuidas see Jumal on nende jaoks muutunud. Et ma saan aru, et need muhameedlasesse pöörduvad. Mida? See ongi see, mida sa see ongi, mida nad kahtlevad, et kui sa ütled neile muhameedlane, siis nad ise soovid, et sa ütleksid neile moslem, sest kui sa ütled neile muhameedlane, siis tähendab seda, et sa oleks Muhamedi järgi ja nad ülistaksid prohvet Muhamedi. Et nad teeksid sellest, see on see, mida nad kohe... Ma tahtsin küsida seda, et kas ma saan õigesti aru, et neil on kõigil tegelikult olnud mingi kristlik taust? Ei ole kõigil, on ka ateiste. On ka tõsiselt niisuguseid ateiste, kes on kas või sellest, et ongi seal kuskil Egiptuses lihtsalt hakanud järgima, et miks nad paluvad ta kõrval. Siis kui tema võtab päikest, et nagu sega, miks ma selle vaibaga ta nina all on. Et on neid täiesti ei ole, kristlasi on neid, kes ei ole võib-olla vastu, kes on isegi koguduse liikmeks saanud, aga tal on ikkagi jäänud need põhiküsimused vastamata, millele ei ole ta kuskilt vastust leidnud, keegi ei ole osanud vastata ja siis ta leiab, et islam on loogiline ja seal ta on leidnud nende asjadele vastused, mida ta otsinud on. Mul oli tegelikult küsimus veel, miks pärast ilmselt meie kultuuris seda nad võõrastatakse, et ikkagi seda seostatakse sellise nagu fanaatilise vägivaldsuse või sellise
meile nagu võõra sellised ühesõnaga tapke kõiki neid, kes ei mõtle nii nagu mina, et see on nagu siiski teema, mis on mingis mõttes nagu selgeks räägitud kristlikult kultuuris rohkem, olgu seda kristlikku fanatismi on ka piisavalt olemas. Et ikkagi, kuidas need inimesed nagu ennast positsioneerivad selles ideoloogilises nagu... Nad positsioneerivad seda, et 5% moslemid ongi need terroristid ja tegelikult ülejäänud islam on vaata, kui nad tuleb sealt salaamist ehk rahu, ehk nad tegelikult, nende jaoks jääb see rahu usuks, aga ja siis nad teavad, et tegelikult on kirjas Koraanis, et kui sa teed, vaata need samad enesetapu terroristid, ehk tegelikult kui sa teed enesetapu, et sel viisil, kuidas sa teed, siis sa läheb põrgusse ja sa kogu aeg teed seda läbi. Et nad teavad, et tegelikult enesetapp on keelatud, aga mina olen ühte filmi vaadanud, kuidas enesetapu terroriste välja koolitatakse. Tegelikult, mida see vaja on tegelikult väga head rääkijat vaja. Ja on vaja kedagi, kes eriti midagi Koraanist ei tea. Et see lihtsalt, seal on muidugi, sest kui sa vaatad prohvet Muhamedi elulugu, siis sel hetkel, kui ta visati Mekast ära, see on 622 läks ta Mediinasse, et ta kogu aeg kavatses Mediinast tulla Mekat vallutama ja mida ta siis kõigepealt tegi, et seal Mekas tegelikult olid juudid olemas. 3 suurt juudi sugukonda oli seal olemas. Need olid pool Mekka linna oli tegelikult juudid ja siis olid need, kes olid tema enda omad, kes olid tulnud ja siis ta, ja kuna tal tekkis neid inimesi sinna ümber, siis kuidas ta mõtles, et ta hakkab vallutama, sest sõjad olid tegelikult Araabias hoopis teistsugused sel ajal, et oli nagu vallutussõdast, et ma lähen ja tungin ütleme, ma tulen sinu juurde, ma vallutan, võtan sõjasägel koju tagasi, mida ei huvita su maa, aga tema nagu muutis sõjalise taktika ära. Ta muutis ka sõjad sel hetkel ära, et nendele oli luulekunst väga kõrgel tasemel, mis tähendab seda, et kui minul on armee ja sinul on armee, siis mina võtan oma luuletaja ja sinu luuletaja. Kõigepealt nad hakkavad luuletusi üksteise võidu lugema, deklameerima, ehk külistama oma võimu, tegema siin maa. Ja kui mina leian, et sinu luuletaja on ikka mitu korda parem, siis ma tunnistan su võitlust, lähen koju tagasi, sest kui mu luuletaja on juba nii siit, mida ma ikka võitlen. Ja tema puhul oli see, et ta läks nagu väga paljude, ütleme, sõja kõrbeseaduste vastu algselt. Ehk oli see 4 kuud, millal sa ei tohtinud kelle kallale tungida, siis tema tungis tegelikult selle 4. kuu alguses, ta andis nagu käsu, ta ise ei tunginud, ta saatis kellegi, lihtsalt ühe Mekka kaupmeestele kallale tungima, et ta näitas, et need kõrbeseadused enam ei kehti talle ja siis käiski seal kogu aeg nagu omavaheline võitlus, ta üritas nagu seda Mekat kogu aeg kätte saada, ta ründas siitpoolt ja sealtpoolt ja Mekka tuli alati kätte maksma talle. Aga Muhamed oli nagu selles suhtes kaval, et ta ei teadnud ju taktikaliselt sellest mitte midagi, aga ta nagu teadis, kuidas araablased sõdivad, ehk araablasse peale selle, kui me luuletusi lugesime, ütleme, siis me ei tunnistanud kumbagit veel kaotajaks, siis järgmine oli see, et hakkasid me parimad ratsutajad üksteise eest edasi-tagasi ratsutama, näitama, mida me ratsutades oskame. No kui sellega ka enam ei suudetud nagu ära, et kes siis lõpuks võitja on, siis on see, et mina valin 3 oma parimat ja sina valid 3 oma parimat ja siis me kõik vaatame, kuidas nad üksteist maha löövad. Et kui nüüd on 2-1, põhimõtteliselt on võitja, kui me nõus ei ole, siis me saadame järgmised 3 ja ikka me passime üksteist. Ja siis tema tuli nagu selle peale, et talle alati nagu algselt oli tal vägesid, alati vähem, kui need mekalased oma suure sõja kokku suutsid panna, siis peale seda viimast hakkasid nagu mekalased tulema nende peale, aga neil ei olnud nagu stormijooksu, vaid nad tulid nagu ükshaaval, et mulle su nägu ei meeldi, ma tuleks lööksid. Aga tema pani selle taktika, et keegi ei liiguta ja ta suutis enda armees nagu niisugused kõva distsipliine, et kõik kuulasid teda. Ehk ennem oli nagu õudne segadus Araabia armeedes, aga tema suutis distsipliini nii paika panna. Ja tegelikult siis hakkaski ju need vallutussõjad, et ta ütles ka, et Jumal on saatnud maailma prohveteid, aga iga prohvet, kes on maailma on tulnud siia mingi kindla Jumala omadusega. Ehk näitama inimestele mingit kindlat omadust, ehk kuningas Saalomon tegelikult tuli näitama tarkust. Ja Muhamedise omadus oligi see, et ta tuli mõõgaga. Ja et ta pidigi näitama mõõka ja tegelikult kui sa vaatad islamit edasi, siis kuigi moslemid tahavad enamalt väidetakse, et oli nagu rahumeelsed maade vallutuses, tegelikult nii väga rahumeelsed ei olnud, et nad küll austasid väga kristlasi ja juute, ja kaitsesid neid mingil moel, aga neil oli alati suuremad maksud selle põhjal, et nad olid nõus selle kaitsega. Kui sa vaatad, kuidas see tegelikult islam levis, siis ta ikkagi levis ju sõjaga.
ja kui nüüd minna nagu meie meedia peale, siis ma arvan, et peale 11. septembrit on meedia tavaliselt propageerib islamit negatiivses viisis. Et väga vähe tuleb uudiseid, mis on positiivsed. Ja kui vaadata nüüd meie kirjandus, siis ma just vaatasin, et ma just leidsin 1-2 raamatut, mis on enne 2001. aastat välja antud, et enamus raamatuid ongi meil antud peale 2001. aastat, kõik, mis on moslemid. Islamist, ma ei tea, kas te olete lugenud niisugust sinisuka valgeid raamatuid naiste elulugudest. See on umbes 46 raamatut välja antud, 21 peaks olema moslemitest, moslemi naiste elu, need on kõik nagu naiste elulood ja kõik need naiste elulood tegelikult on niisuguse negatiivse taustaga, et ega seal, see teeb iseenesest, seal ei ole happy end islami mõttes. Kõik nad teevad, et küll on need mehed, kas need naiste lapsed ära varastavad, naised peavad lapsi tagasi varastama minema, kas neid naisi on kuskil islamiriigis tegelikult kinni hoitud ja sellest tekibki see kuvand, et meil on väga vähe positiivset propagandat islami suhtes ja olgem aus, ega nad ise ka eriti palju selleks vaeva ei ole näinud, et see propaganda muutuks võib-olla paremaks või et nende kuvand läbi meedia muutuks paremaks. Et kui rohkem nagu pingutaks, võib-olla siis oleks nagu võimalus, et inimesed hakkaksid mõtlema, et islam ei ole võib-olla nii terroristlik, kui meile tundub. Ja terrorismi taga sa pead ju alati vaatama, et kes kasu saab. Et kellele kasuks on see, et see terrorism toimub sel hetkel. Mina arvan küll, et siin ei ole ainult propagandaga tegemist, aga need on faktid ju. Näiteks Kesk-Aafrikas, mis praegu toimub, üks küla võitleb teisega, üks kogukonna kristlased moslemitega. See on ikkagi... Ei, selles suhtes ma täitsa nõustun, aga siis vaata, et kes seal taga on. See on hirmutav usk, mina ütleksin. Siis sa pead vaatama, et kes seal taga on ja kes võidab lõpuks. Et kes neid inimesi üles ässitab seda kõike tegema. Kes neid siis ässitab? Arvatavasti kogukondlikud juhid või kes, samas vaata, et kes saab tegelikult sõdades kasu, relvakaupmehed. See kõik, kust... Kui sa ei ole minu usku, siis ma tapan su ära, selline sõna. Kui sa ei ole minu usku, siis ma tapan sinu ära. Seal on see seal on nagu... See on meie ühiskonnale absoluutselt võõras. See on see, et selles suhtes, et Koraani annab alati mitmeti tõlgendada, selles suhtes nad soovitavad alati sunnat, et mis see siis tegelikult on. Jah, ma arvan, et ma ei suudaks ära väita, et miks see terrorism toimub, seal on väga erinevad, see on sama nagu enesetapu terroristidest, et miks seda tehakse. Selle kohta on tegelikult mõned head raamatud olnud, mis tähendab seda, et kui sa ajad inimese teatud piirini, kui sa võtatad põhimõtteliselt kõik ära, võtatad perekonna ära, võtatad kodu ära ja tal ei ole enam mitte midagi kaotada, siis see on üks hetk, et kus sa leiad enesetapu terroristi, kui sa vaatad mustasid lesklasid Tšetšeenias. Ma lugesin nende kohta raamatuid, kuidas neid armeesse koguti, siis kogutigi neid, kelle venelased olid abikaasa maha lasknud ja siis tal on nii suur viha ja sel hetkel, kui sa saata kätte selle naise sel hetkel, siis on ta nõus olema enesetapu terrorist, ehk ta teab, et sa taga nagu kogu aeg sa hoiad ta viha üleval ja teed talle selgeks, et kui tema sureb väga palju vaenlasi ja et ta saab järsku mingisuguse nagu heaolu tunde, et ta mehe eest on kätte makstud. Et seal kasutatakse väga tihti väga süütuid inimesi ära, kes on oma teadmatusest lihtsalt ei tea mida. Siit tulebki välja, et kui ka tapad ära, siis sa ei sure mitte, vaid sul on igavene elu. Kui sa, nad lubavad nagu seda, et kui sa selle, kui ta räägib enesetapu terrorist, ta väidab jah, et ta võib saada otse taevasse ja seal on ta hunnik neitsesid. Aga nad jätavad mainimata selle ära, et tegelikult Koraanis on keelatud olla enesetapu terrorist. Süütakse lapsi ja naisi. Selline meeste või minu jaoks täiesti vastuvõtmatus, vabandust. Ei, mina olen kristlane, ma nagu ei... Aga ma lihtsalt see huvitav kuulata muidugi. Palju meil siin Eestis võib olla neid? Olenevalt nüüd, see ongi, et meil on salamoslemeid ja kui küsida neid teinud, et salamus? See ongi see, et Eesti tolerantsuse puudumise tõttu ta ei ütle, et ta on moslem. Ma tänatud, et... Aga ütleme, et üks on see, et mida me saame Statistikaametilt numbrid, aga siis on see, et kui ma küsin, et kui palju te arvate, et neid on, siis nad arvavad, et mingi 200.
kuidas? Et paarsada, 100-200 võib olla neid. Noh, neid, kes on Eestis, meil on vaata see, et neid on muidu kas 1500-1600, aga need on kõik tatallased ja kõik muud, et noh, palju meie endi omi on, kes on nagu pöördunud. Neid on võib-olla paarsada. Samas on nagu teine väide see, et meil on islamprii.ee ehk see on nende koduleht, kuhu jookseb igasugust erinevad nende enda infot ja kui need moderaatorid vastasid mulle, et nende viimase aastate jooksul saanud umbes 1000 kirja, mis hakkab sõnaga, ma olen moslem ja mul on küsimus. Ja 90% neist on naised. Et noh, need on nagu väga erinev, et kui palju meil tegelikult neid on, et ega tegelikult ei tea. Et meil on, et noh, seal on see ka, et kui sa, noh vaata, naistel tegelikult naistel on õigusi islamiriigis, aga need õigused ei kehti Eestis. See suhtes, et tal on õigus selle mõttega, et näiteks kui mehe kohustus on pidada üle peret, mis tähendab, et mees peaks maksma üürid, söögid, kõik, mida naine teenib, on naine isiklik raha ja ta võib sellega teha, mis ta tahab. Ta ei pea mehele aru andma, ta võib osta, mida ta tahab. Aga samas vaadates Eesti ühiskonda, et meil on väga vähestel see võimalus, et see raha ei peaks ühiskassas olema selle mõttega, et meil ei ole Eestis nii palju raha, et ainult mehe teenistusest võiks kogu pere väga hästi elada. No ei tea, ole nüüd perekonnast. Ei, on aga kui sa võtad nagu üleüldist massi, et noh, tegelikult meil ei ole, et kui sa nendega räägid, sest väga paljud ütled, jah, on see võimalus, aga Eestis see kahjuks ei kehti. Et noh, see on ka võib-olla üks võimalus, miks tahetakse Eestist ära minna, sest siin ei kehti islami reeglid. Et noh, nad on küll moslemid, aga ta on... Kas on üldse ju leidjad usu suhtes, igasuguse usus? Meil on nagu väga, ma arvan, et rahvas on spirituaalne. Kristlus võib olla ju nii, et ma lähen kodus ja palvetan, kui ma tahan palveta. Ja ma kutsun Jumalat appi, kui mul tõesti hakkan ukkumagi midagi niimoodi. Aga ma ei pea ju siis teistele seda näitama. Et ma nüüd lähen keset teed, kuskilt ma lähen põllekese maha ja palvetan. Ei, aga nad ei näita ka, et Eestis see ei näe. Aga kuidas need islami usumised siis, need moslemid siis näiteks sellest Euroopa ühiskonnas peaksid käituma, kui kõik need 5 korda päevas või palju päevas? Nad saavad neid kokku tõsta. Tähendab, nad siis ju, nad ei täida seda usku. Ei, nad saavad kokku tõsta palveid. Et kui tal ei ole antud võimalus töökohal paluda, kui selleks ei ole ruumi, kus ta teha, ta saab neid hiljem kodus järgi teha kokku lugeda. Aga samas, kui sa mõtled, et see, mida ta palvetab, siis tegelikult ta väga palju tsiteerib Koraani. Ja ta kiidab põhimõtteliselt, see palve ongi Jumala kiitus ja see on nagu toodud selle mõttega, et sa ei unustaks ära oma Jumalat ehk 5 korda päevas sa pead palvetama, aga sa võid lugeda ka lisapalveid, ehk need on siis juba eesti keeles. Mul on veel tegelikult küsimus, mis on ka õhus, et kui nüüd ütleme islam kuidagi rohkem juurduks Eesti ühiskonnas, et milliseid muudatusi see tegelikult nagu kaasa tooks? Kaasa tooks. Ja kas see on tegelikult nagu ikkagi väga positiivne tendents või mis ta tegelikult siis üleüldse Eesti ühiskonnas oleks, kui see nüüd oleks nagu, tolerantsus on üks asi, aga kui ta nüüd juurduski rohkem, mis ta nüüd oleks rohkem, mis see tegelikult tähendaks Eestile? Kui ma nüüd täitsa aus olen, siis ma mõtlen, et meil on vedanud. Kuna ma olen kristlane, siis ma mõtlen, et meil on väga vedanud, et kui 711 tungisid moslemid Aafrikast Hispaaniasse ja tegelikult 1492 nad sealt ära löödi, siis võimalus teilt oli, et nad tungivad ülespoole ja tegelikult me olekski islamiriik. Vaadates nüüd naise seisukohalt, ma ei näe, et ma eriti palju võidaks. Ma alati arvan, et kui ma moslem oleks, ma oleks nõus mõtlema selle peale, et ma mees oleks. Siis ma näen nagu võitu. Naisena ma eriti ei näe. Vaadake, mis Inglismaa toimub, kus te näete, mis juhtub siis, kui moslemite kriitiline piir läheb liiga suureks. Mis toimub Inglismaa linnades? Praktiliselt osadesse piirkondadesse sa ei tohi minna, kui sa moslemina. Ongi nii. Et ma pigem näeks seda probleemi just sellel teljel, et ühesõnaga, me oleme sekulaarne riik, eks, et milline on nagu selle sekulaarsuse ja selle mingi usu
hooldajate nagu suhe või kuidas nemad omavahel hakkama saavad, et isegi võib-olla ei olegi küsimus nende kahe usu omavahelises suhtes. Aga kui sa vaatad nagu selle peale, mille põhjal me tegelikult eksisteerime, ehk tegelikult me eksisteerime ju eesti keele põhjal. Kui sa võtad eestlaselt eesti keele ära, siis eestlastena olemas oled, meil ei ole usku, meil ei ole nagu traditsiooni ja ma pakun, et see on üks, mida me tegelikult kardame. Et kui meil tuleb neid väga palju pagulasi, meil tuleb teisi usk, et me kaotame oma keele ja võib-olla väga kahju on öelda, aga me ei oska teda selles suhtes väärtustada, et kui ma mõtlen sellele, et maailmas on võib-olla mingi 6000 erinevat keelt, 50 keeles on oma ülikoolid ja me oleme üks neist 50. Ja vaadates, kui väike me tegelikult nende suurriikide kõrval oleme, siis ma arvan, et me peaksime nagu seda Eesti pealt rohkem väärtustama. Ja kui mõelda seda, et moslemid siia tuleb, meil on muidugi selles suhtes nüüd on see ka hea, et kui vaadata pagulaspoliitikat, siis kuhu läksid siis eelmine aasta kõige rohkem pagulasi, muidugi on Ameerika, kindlasti sai seda ka Prantsusmaa, UK ja Skandinaaviast on Rootsit, kuhu nad lähevad. Meie oleme üks viimaseid. Meil on, kui ma ei eksi, kas me saime 55 avaldust ja võib-olla me andsime 20 võimaluse siia sisse tulla. Et me anname nagu niivõrd vähestele võimaluse siit tulla. Ja miks siis Eesti tavaliselt valitakse, mitte see, et nad arvad, et Eestis on lõppidus ei tore olla, vaid meid tahetakse tavaliselt transfermaana kasutada. Aga nad õnnetud ei tea seda, et kui nad kasutavad Eestit transfermaana ja lähevad kuhugi teise riiki ja kui nad tahavad seal asüüli saada, siis laksuga saadetakse tagasi siia, sest see on esimene koht, kus nad Euroopasse sisse tulnud on. Et sellest nad ei ole nagu hästi aru saanud. Kas me islami mõistes nagu võidaksime, vaadates me ajalugu, et meil on tegelikult väga paljud erinevad usud siit läbi käinud ja okei, me oleme Kristuse omaks võtnud, aga me oleme seda alati kohandanud enda kasuks, et ma pakun, et me kohandaks ka seda islamit mingil moel enda kasuks, aga mõeldes sellega, et me oleme tegelikult rohkem, kui mõelda venelased, kes on kogukondlik rahvas, me nagu kogukondlik, kus meil eriti oleme ka selles suhtes individualistid väga palju ja kui vaadata, et islam tegelikult on kogukondlik usk, ehk seal on umma, seal on kogukond, nad paluvad ühte suunda 5 korda päevas, nad käivad palverännakul ühel ajal, paastan ühel ajal, et kas me üldse suudaksime eestlastena selles mõttes islami üldse vastu võtta, et meil ei ole seda, me tahame liiga palju ise olla, et seda kogukondlikku tunnetust võib-olla me ei suudaks sellele vastu pidada. Et selles suhtes ma ei ole nii väga kindel, et kas islam lööks väga palju laineid Eestis. Pluss veel võtta see vabaduse asi, et kui sa paneksid Eesti naisele võib-olla kohustuseks hakata kandma teatud liiki riideid, et ma ei tea, kas me oleme sellega nõus. Sest vaadates Eesti rahvariidet selle mõttega, et mina pean kevadiseks rahvariideks miniseelikut, selle mõttega, et kui sa näed miniseelikut tänavalt, siis tead, et suvi on pihta hakanud Eestimaal ja kõik kannavadki seda, aga islamist sa tegelikult seda ju kanda ei tohi. Ehk sa peaksid kandma, põhimõtteliselt peaksid sa võtma isegi selle pearätiku peast ära ainult sel hetkel, kui sa oled kodus ja sind võib ilma rätikuta tegelikult näha sinu lähikond, kes suga abielluda või ehk su abikaasa, su isa, su vanaisa, onupojad seadusjärgi, nendega sa võid juba abielluda. Ehk see on nagu väga väike kogukond, kes võiksin nagu selle ilma näha. Et ma usun, arvan, et me tegelikult võib-olla oleme liiga iseseisvad, et seda kõike omaks võtta. Et see selles mõttes võib-olla ei sobi meile. Et muidugi muidugi kardetakse seda, et islam võimutseb siin samas Euroopas, aga siis tuleb vaadata ka sellele, et kui palju meil pagulasi on. Need samad pagulased tegelikult loovad neid keskkondi, neid võimalusi, kuhu siis need islami kogukonnad tekivad. Ja kas see pagulane, siis tekib ju küsimus, kas ta tahab tegelikult Eesti kultuurist osa saada või ta jääb eraldi seisvaks, vaadates Eesti versiooni, siis ega need teised rahvused, kes meil on, ka vene keelt rääkinud, tegelikult moodustavad ju oma kogukondi, et nad ei ole meiega selles suhtes ühtseks Eesti kogukonnaks saanud. Et selles suhtes meil võib tekkida nagu väga palju gruppe võib-olla ja võib-olla ka neid moslemi gruppe, et ma väga ei usu, et eestlase rahvususk oleks islam. See ei lähe nagu kõigi nende asjadega kokku, mida me pühaks peame. Ehk meil on ju olemas tegelikult igasugused pühad kohad ja muud asjad, mis nagu
meil tuleks kultuuri täitsa välja vahetada. Aga infot kindlasti võiks anda rohkem, selles mõttes niimoodi tasakaalustatud neutraalset infot, seda võiks kindlasti olla, milliseid uuritakse Islandis ka või ma ei tea, kus on uurimiskeskused, ütleme Eestis, kus nagu niimoodi tasakaalustatud? Vaata siia. Mida ei ole seda. Tegelikult, ütleme, kui mina tahaks islamit õppida, siis me ainuke võimalus on olemas see sama kultuurikeskus Turat Tallinnas, kus neil on olemas online ülikool ja minu arust, kas sa saad siis inglise keeles õppida. Ja kui ma nüüd õieti mäletan, siis neil on ka minu arust loengud kas korra kuus naistele. Aga see on nagu üpris uus, on olemas island.pri.ee nende koduleht, kus on informatsiooni olemas. Nad on ise andnud välja osa buklette, aga seal pead sa, kuidas ma ütlen, kui ma loen näiteks kristlasena neid buklette, siis tekib mõnes kohas väga suur hämming. Ehk kui näiteks nad arvavad, et prohvet Muhamed on ette kuulutatud Piiblis ja Uues Testamendis ja põhine üks koht, kuhu nad näpu peale panevad, on see, et kui Kristus ütleb, et ta saadab oma püha vaimu, ehk kui tema ära läheb, tuleb keegi teine, tuleb püha vaim, siis nad tõlgendavad seda, et tuleb Muhamed. See on üks koht, kus tõlgendatakse, et tuleb prohvet Muhamed. Ja seal on veel ükseid kohti, kui ma kristlasena seda loen, millega ma nagu otseselt nõus ei ole või mida räägitakse ja kuna Eestis on ikkagi esimene generatsioon ja meil ei ole eriti infot, siis mul on võimalus see, et kui ma räägin erinevate inimestega, ütleb, ma kuulen samu asju, et tulevad nagu samad storid tulevad, ehk see on nagu väikene kogukondlik mälu või kogukondlik teadmine, mis mulle tuleb, et sama kui ma küsin mitme naise pidamist, ma võin seda saksa juttu mitme käest kuulata. Et tuleb, et kuule, aga seal oli nii, et miks meil ei või olla. Seega ma tean, et ega seda infot võib-olla nii palju ei ole. Ja ka nende enda jaoks, et neil on ka, et kuna see on esimene generatsioon, siis need igaüks katsub nagu enda jaoks aru saada, mis on õige, mis on vale ja väga palju oleneb tema enda haridustasemest. Ehk kui ta on nüüd ülikooli hariduseks, tähendab seda, et ta maailma vaade on laiem ja siis ei ole enam seda nii, et on must ja valge maailm. Kui ta on keskkooli haridusega, siis ongi üpris must ja valge. Ja on nii või on naa. Ja kui ma küsin neilt, et mis on minu võimalused kristlasena taevasse saamiseks, siis see, kes on keskkooli haridus, ütleb, et sul ei ole mingeid võimalusi. Sa oled kristlane, sest nende mõttes on see, et kuigi nad peavad ennast nagu juutluse ja kristluse nagu pärijaks, ehk juutluse ja kristlus on eelkäija, siis arvatakse, et peavad nagu Toorasse evangeelium, tegelikult inimesed on väga palju juurde kirjutanud Jumala sõnasse, ehk Jumal on saatnud väga palju prohvetid, enne prohvet Muhamedid, aga inimesed on võtnud nagu prohvetid kuulata, aga on kirjutanud siin oma jutte juurde ja muutnud seda Jumala sõnumit teistsuguseks. Ja nüüd on neil viimane, sest tuli ju see otse peaingel Gabrielilt ja kui Muhamed on kirjaoskamatu, siis on keegi teine selle kirja pannud ja keegi ei ole suutnud siiamaani samasuguseid värsse luua, nagu see Koraan on, et siis ongi see ainus ja õige. Aga need, mis ennem on, annab nagu natuke muutustega. Aga see ei tähenda, et tuleks pöörduma hakata. Ma vabandan, mis usku te ise olete? Ortodoks. Kuidas? Ortodoks. Ehk ma kuulun Eesti apostoliku õigeusu kirikule. Mina kannan seda islami usku. See on küll väga visa, ma ei usu küll, et ma loodan, et ei hakka eestlased moslemiteks islami usku võtta omast. Sest meie ühiskonnas ei ole kasvatussüsteemi selline noortel näiteks. Seda sõna peab ei tunta ju enam. Jah. Põhiliselt koolisüsteemi ei näe ju enam seda sõna, et sa peab. Ikkagi teevad teistmoodi Ameerikas, sõnatakse teistmoodi, aga mõni ülesanne tuleb ära teha, et sa pead. Seda sõna ei ole. Aga islami lapsed ju peavad omale pommid ümber panema ja jooksma. Muide selle kohta... Mina mõtlen nii. Tead praegu on kino, ma teaks Pärnu kinos on see film, et praegu on 1001 korda head aega, vist peaks olema. Ja tegelikult see film räägib siis ühest naisest, kes on... elab Suurbritannias, see on sõjaväefotograaf
ja hakkab pihta sellest, kuidas ta läheb ja teeb pilte täpselt nüüd ja läheb teeb sellest ühest naisest pilti, kellel ongi pommid ümber, kes panebki lõpuks need pommid ümber ja ta näitab, ja siis ta lõpuks kahtleb, et järsku tänu temale see naine lasigi õhku, sest nad sõidavad, sest ta palus võimalust, et teda pannakse bussi peale, kus see naine viiakse siis kokku, kus vaadatakse üles õhku lasta ja siis ta kogemata teeb bussiaknast ühe pildi, kui neid kinni peetakse. Ja sel hetkel natuke hiljem see naine vajutab ja siis kui ta uuesti tagasi sinna riiki tuleb, et Afganistanis ta näeb, kuidas see naise tütar täpselt sama teeb. Eks see on see, et kui on võetud nagu kõik lootused inimeselt ära. Aga ma arvan, et Eesti mõistes, meil on küll tegelikult kui lugeda politsei raporteid, siis meid on nagu kasutatud tankistidena mingi hetk. Ehk siis, kui toimus Londoni pommirünnak, siis üks osa raha tuli Eestist, mis tähendab seda, et näiteks kui sinul on pangakonto ja minul millegipärast ei ole. Ja mina räägin sulle kui hea inimesele, kas sa saad mind aidata. Ja sina kui hea inimene oled nõus mind aitama. Ehk ma annan sulle raha ja sina paned raha oma kontole ja saadad kuhugi, siis arvatavasti kedagi eestlastest on ka kasutatud tankistina, et raha liikus siit sinna. Et meil on, ja muidugi on ka olemas neid, üks vähemalt, kes on üritanud ka Talibanini jõuda siit poolt. Aga see on politsei raport ja kuna meil politseil on selline komme, et kui sa moslemi, meie veel imestame, et nad ei ole mind endaga juttu ajama kutsunud. Sest tavaliselt, kui sa oled seotud islamiga Eestis, siis üpris kiirelt kutsutakse sind punasele vaibale ehk kapo tahab suga juttu ajada. Need moslemid, kes on meil välismoslemid ehk elavad eestlasena välismaale, tulevad Eestisse, siis võimalus on, et nende telefone kuulatakse pealt. Nad võimalus on, et kui nad tahavad oma mehele näiteks sõnumit saata, siis mees ei saagi seda sõnumit kätte, sest neid hoitakse kuskil kinni. Et siis on ainuke võimalus, et siis sa helistad oma sellele lemmik kapo töötajale, küsid, et mis nüüd toimub ja siis natuke aega läheb ja siis hakkad su sõnumid läbi minema. Et neid nagu kontrollitakse ka Eesti mõistes päris palju. Aga samas, kui sa vaatad need pagulased, kes Eestisse tulevad ja kes tegelikult eesti keelt ei oska ja need võib öelda, et meil pagulassüsteemis on natuke viga, sest suhtes, et kui need pagulased tulevad ja hakkavad siis ootama, et kas nad saavad Eestimaal elada või mitte, sest neil on kohustus õppida eesti keelt. Kahjuks see, kui neid nõndanimetatud kinni hoitakse kuskil Ida-Virumaal, kuhu tegelikult eesti keele õpetajaid ei saadeta, mis tähendab, et kui ta nüüd ongi moslem ja ütleme, et teda eesti keelt ei õpeta, mis tähendab, et ta kohaliku kultuuri eriti ei saa nagu süveneda ja kui ta on tulnud veel niisugused riigis, mis näiteks ei räägi ei vene keelt ega inglise keelt, keegi tast aru ei saa, siis mis on ta võimalused, kui ta moslem on? Ehk ta siis süvenebki islamisse ja ta süveneb oma usku ja hakkab seda rohkem praktiseerima. Ja siis sa kunagi ei tea, kuhu ta välja võib jõuda. Oleneb, mis kriisisituatsioonis inimese paned, et see on alati nagu nii mitme tahuline, miks midagi tehakse. Nii, ma hakkame nüüd küsimusi tulnud Valve. Ma juba lasin. On olemas ka.